Aksel Pärtelpoeg, et sa vigastas oma kätt 3 nädalat tagasi Raassillal, et mis seal juhtus ja mis on see vigastus, mis sul on? Jaa, selles mõttes taga ots läks alt ära ja keeruapealt kuhugi taha jäi kinni või kukkus. Jäi asfaldi peale, ma ei kuidagi täpselt. Aga näpp oli ühes kohas vilvasteks ja plaat pandi sisse, et nüüd käisi enam-vähem juba. Sa tulid nii-öelda vigastatud käega sõitma ja veel sellise hullu ilmaga, et kuidas see nagu sõit välja kulges sul? Eks ma pidin rahulikult lõpuni kulgema, et ma väga mingit hullu sõitu tegema ei saanud hakata. Sõitsin oma sõitu, sain mingid punktid kätte ja selles mõttes on rahul, et punktid käes ja vaatame, mis edasi saab. Kas see krossi osa, mis on selline savine ja liivane või selline hästi libega veel, kas see ei tekitanud liiga palju hirmu? Hirmu ei tekinud, aga selles mõttes, et pidin ikkagi kontrollima, mis ma teen selle uuesti käpuliivane käele haigeti teha, aga muidu ta raske on, aga väga äge on märjaga ka sõita, et ei ole midagi, päris äge. Sulle see märg asfaldi ja vihmaga sõitmine nagu meeldib? Jaa, väga hea. Vahet ei ole, kas on kuiv ja märg, et märg on isegi vahepeal ägedam. Kaua arstid nagu prognoosivad, et kaua käega läheb, et terveks on ja täis võimsusega jälle sõita saad? No ma öeldi tegelikult, et 3 nädalat võiks veel siuke rahuaeg olla, aga eks ma vaikselt juba hakkan teda treenima kuidagi moodi nii palju kui saab, et valu ei hakka tegema, aga ma arvan jah, paar nädalat siis on juba täitsa okei, peab lihtsalt kätt treenima hakkama. Aga edu paranemisel ja järgmist võistlus. Aitäh!